Tere kõigile, kes vaatavad ja aitäh, et te vaatate. Mul paluti teha see videojupp enda kogemusest ja sellest infost, et kuidas kehakaal ja mehe tervis, meesterahva seisukohast nagu tervis, et kuidas see on omavahel nagu hästi ühenduses, et mul on olnud õnn olla kunagi nii ülekaalus, et kui ma sidusin paelu kinni, siis ma pidin vahepeal hingama, et ühe jala pealt teise peale. Ma olen olnud töö tõttu sunnitud kaotama siis 2 kuuga 11,5 kilo. Lihtsalt nagu, sest ma sain kätte nagu selle tunde, mis tähendab päris näljas olla ja kogu aeg väsinud ja kuidas lihtsalt sul rasv ja lihas põleb ära 2 kuuga. Sest energia tarbimine on lihtsalt nii jõhker. Ja mul on olnud õnn ka saada kaal üpriski kiiresti maha, väga mugavalt maha, kuid mis tuli tagasi ja lõpuks siis uuesti mingi aeg kaal maha saada ja nii, et mul paika jäi. Sellel on kõigel nagu kindlad põhjused ja ma nüüd teen ruttu, et ei oleks liiga pikk. Panen teile siia ilusa pildi. Nii. Alusta esimesest slaidist. Et kehakaal paraku on selline asi, mis võib nii võtta kui ka anda elujõu. Et selle kogemuse ma sain sisuliselt siis enne oma nende erinevate katsetuste käigus. Ja kui kehakaal on keha jaoks paigas, mitte ühiskonna mõttes ega naabri Vello arust on okei kaal, vaid et sul päriselt on selline kehakaal, millega su keha on suuteline hästi funktsioneerima. Annab hea enesetunde, sul on piisavalt energiat, sa ei väsi kogu aeg ära ja lõpuks, päeva lõpuks, mis juhtub või elu lõpuks on see, et säilib ka kõrge elukvaliteet. Mitte sa ei ole siis aastakümnetega tühjaks pumbatud, aga medikamentide peal kaua nagu elus püsiv korjus. Et mis värk sellega on? Tihtilugu on nii, et kui inimene on olnud, mõnikord eeldatakse, näiteks sõjaväelased on väga teadlikud igasugustest toitumistest, harjutustest, trennist, värgist, särgist, siis minu puhul see niimoodi ei olnud. Et jah, ma olen eluaeg olnud füüsiliselt aktiivne, ma olen trenni teinud eluaeg. Mul on olnud töökohustuste tõttu kohustus olla oluliselt paremas vormis kui kaitseväes nagu tavaks on ja nii edasi. Ja sellegipoolest see kõik ei andnud mulle mingisugust nagu tarkust või arusaamist selleks, et miks mul oleks vaja üldse, et mu kehakaal oleks okei, milline see kehakaal võiks olla, mis sellega seotud on, täiesti null. Et see, ütleme, väga pika perioodi jooksul ma tõingi need erinevad asjad siin piltide peal peaaegu välja. 2003 olin Kosovos missioonil, meil oli palju aega, millal sai trenni teha kõvasti ja siis ma tahtsin ilgelt põkiks saada. Ja siis ma tegin nagu tugevasti trenni, tugev poiss, nagu siit pildi pealt võib näha, et missi lõpuks ma olin ikkagi päris turske elajas. Aga mis sellega kaasnes oli see, et kuna ma näiteks neid sama mingid valgupulbrid, värke-särke tarbisin, eks ole, sõin regulaarselt ja palju ja tihti, siis mul oli lõpuks koos selle muu massiga, siis tuli ka nagu rasvudet nii palju, et ma sain selle kogemuse kätte, et mis tähendab, et kui sa paned endale riideid selga või kui sa istud tooli peal ja tahad saapanööre panna kinni, siis sa paned ühe nööri kinni ära, siis sa tuled püsti ja hingeldad ja siis paned teise ka ja siis lähed tegudele. Hiljem
nagu ma rääkisin, ma olen saanud ka näljatunde kätte niimoodi, et sa tead, et mis tähendab nälg, see keskkond, kus sa viibid. Kõik prügikastid on tabalukkudega kinni, sellepärast et inimesed lähevad prügikastide kallale, et ükstapuha mida suhu panna. Ja pildi pealt on siit näha, et alguses ma olin niisugune roosa ja rõõmus sell, kui ma sinna läksin. See oli Ameerikas ja kui ma sealt tulin tagasi, siis ma olin 11,5 kilo kergem ja kadunud oli nagu enamus rasvast kogu organismist, kaasa arvatud nagu lihased ja koos lihaste ja kõige muuga, mis läks. Samas enesetunne oli väga super, mul oli niisugune tunne, et ma võin lendu minna, kui ma tahan. Ma olin nii väge täis, kui ma sealt tulin. Aga teistpidi jällegi, loomulikult ma võtsin nagu oma normaalkaalu tagasi ja siis 2009, sisuliselt see pilt on 2009 tehtud, ma olin jällegi oma tavapärases normaalkaalus, mis tähendas niisugust nagu natukene turske, jaksan teha, füüsiline oli nagu hea, vastupidavus hea, kõik muud asjad head, aga enesetunne nii hea nagu ei ole ka. Ja mis siis juhtus, oli niiviisi, et tulin kaitseväest ära, läksin ära, ütleme, rahvusvahelistesse turvafirmadesse, läksin välismaale tööle ja kolleegid, britid ja nii edasi, nad pidevalt nagu rääkisid sellest, et kuidas nad käivad mingid terviseteste tegemas asju sinna tänna. Ja kuna ma olin juba mõned aastad, olin juba nagu mõelnud, et ei tea, ei ole nagu kõige parem. Ma olin üritanud mingeid, ma ei tea, vitamiine süüa. Vahepeal Iraaki vedasin mingis siukse kotitäie erinevaid mingeid purke, pudeleid, asju kaasa, mida ma lõpuks minema viskasin, sest nad ei töötanud. Suvaliselt võtsin, aru ei saanud mida, aga ma lihtsalt läksin, Eestis olin, siis läksin apteegist läbi, võtsin nagu mingid jumala palju asju süvenemata, et millest nad on tehtud. Ma ei osanud isegi arvata, et sellel võiks nagu mingi seos olla. See on nagu religioon, et sa lähed apteeki ja usud nagu, et jaa, sealt antakse sulle nüüd kõiki asju, mis päästavad. Aga siis oligi see, et ma otsustasin minna ja saada ülevaade oma tervislikust seisundist. Ja ma läksin siis Tartu Ülikooli kliinikumi meeste kliinikusse, mis on spetsialiseerunud meeste tervisele. Ja ma lasin endale mingisugune 300 € eest igasuguseid teste seal jooksutada, veri võetakse ribadeks ja nii edasi. Ja siis panniga näkku ma sain siis lugupeetud peaarsti käest, kes seal on, doktor Punav, kellel on väga suur mure Eesti meeste tervise pärast. Vähemalt varem oli ja ta on nagu väga kirglikult võtnud sõna nii ülekaalu kui muude asjade osas. Ja minule tema sõnum jõudis kohale, mis tõttu ma olin alguses šokeeritud natukene, sest ma olin ju ometigi elupäevad nagu kõva spordimees olnud, üle keskmise paremas vormis ja nii edasi. Ja kõikide inimeste arust oli mul täiesti normaalne kehakaal. Ei olnud rasvas ega midagi. Aga mis nagu välja tuli, oli see, et see kehakaal oli mul normis ainult ühiskonna silmis. Keha jaoks oli minu kehakaal too hetk oli peaaegu 8 kilo rohkem kui vaja. USA-s see on umbes ühiskonna arvust on 40-30 kilo on täiesti okei ülekaal, mis on keha jaoks on täielik katastroof. Ja doktor Punav siis seletas mulle, et näed, et 20-ndates on testosteroon meestel laes ja ilmselgelt nii ja hakkab kukkuma kuni 30-ndate eluaastateni, peale seda kuni 40-ndateni kukub järsult ja sealt edasi kukub ka tegelikult üpris järsult, umbes sama järsult kui nagu 20-ndate ja 30-ndate vahel. Ja mis juhtub on see, et inimese otsused, teod, tarkus, kõik muu ei tule nüüd siis selle loodusega kaasa. Ehk et keha järjest testosteroon langeb, see mõjutab hormoone hästi palju erinevaid, liigutab mingeid asju paigast ära, kõik seedimised, jutud, särgid, värgid, mis lähevad paigast. Ja seal ongi see, et kui inimesed hakkavad nagu elama abikaasaga ja nii edasi, siis meestel tekivad 30-ndates eluaastates
tulevad juba sangakesed külge ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Süüdistatakse loomulikult toitu, mis on osaliselt nagu õige või mugavust, aga see info ei ole nagu väga levinud, et tegelikult looduse poolt sul juba kukub see testosteroon. Ja teine asi, mis lisaks siis looduse poolt organiseeritule on siis see kehakaal. Ja nüüd ongi see, et kui kehakaal on suurem, kui see on nagu kasulik, siis seda madalamaks testosteroon läheb ja seda rohkem hullemaks tervis nagu läheb. Ehk et siin selle pildi peal on suurema mahuga mees, on näha, et tal on testosteroon madal. Teine mees, kes on vormis, tal on testosteroon kõrge. Ja mina sain enda jaoks nagu selle kinnituse, ehk et kui ma läksin sinna, kui ma olin oma apteegi vitamiinide peal veel, mis ei töötanud terve see pagana koti täis. Nii, siis läksin ja lasin endale teha neid teste ja värke ja 2014 siis doktor Punab seletab mulle, et näed, mul on siin nüüd 87,4 kilo kaalusin. Nii, ja triiglütseriidid paigast ära liiga palju ja testosteroon liiga madal. Ja doktor Punab ütles, et kui sa võtad ennast 80 kilo peale, mis mulle too hetk tundus nagu kosmos, et mul on jumala okei kaal. Et siis tegelikult ma olin nagu, minu aju sisuliselt oli nagu kaasa läinud selle massipsühhoosiga, et see kaal on juba okei mul. Aga ta seletaski, et tegelikult see keha jaoks pole okei, näitas mulle neid numbreid ja ütles, et kui sa viid 80 peale enda kilod, siis testosteroon tõuseb ja triiglütseriinid tulevad alla siis. Ja seal igast muud asjad lähevad veel korda. Nii. Ja mis siis juhtus, oli see, et 21 kuud hiljem uued testid, kuna ma pidin uude töökohta minema, ma pidin niikuinii mingi hunniku terviseteste tegema ja ma lasin siis juba uuesti, nagu te siit näete, ma olen küll need numbrid kõik ära kustutanud, aga ma usun, et see on üpris muljetavaldav nagu list, et mida siis mul kõike mõõdeti. Et alles ma olen siis pildi peale jätnud ainult siis need, mis tegelikult nagu sinna puudutavad asja. Ehk et nagu te näete, nüüd kaal on okei, kaal on nüüd 80 ja triiglütseriidid on täpselt seal ilusti keskel, kus nad, kurat, vaata. Nii. Et nad on seal, kus nad peavad olema ja testosteroon on sisuliselt nagu ka ideaalne. Ehk et ma sain selle tõestuse, et tegemist ei ole mingisuguse pseudo, mingisuguse suvalise mulaga, vaid et tõesti mees teab, mis mees räägib. Mees on täiesti põhjendatult on ikkagi Eesti juhtiv meeste tervise nagu spetsialist. Ja minu jaoks see oli nagu piisav tõestus. Mis siis juhtus? Juhtus see, et kuidas ma oma selle kaalutookord maha sain, oli see, et mul tutvustati siis sellist nagu toidukorra asendajat, kus olid igasugused vitamiinid, bla värgid sees, mis omakorda siis päästis mind sellest kotitäiest jamast, mida ma enam ei pidanud sisse sööma. Ja teistpidi siis ta päästis mind ka afgaani koka tehtud söögist, mis oli brittide nõuete järgi tehtud. Ehk et hommikusöök oli mingi niisugune kraam, mis nendele on nagu täiesti okei, nagu mingisugused fritüüritud kartulipätsid, muna 600 erinevas versioonis ja nii edasi, valged oad, eks ole, punases kastmes. Aga mulle see nagu ei sobinud sugugi ja toitu söönud ma sellest ei saanud ja siis sisuliselt see toidukorra asendaja nagu päästis mu ära. Lisaks tegi mul igasugused muud asju, seal korda oli väga hea olla. Ma sain selle tunde kätte, et ma sain aru sellest, et mida ma ei osanud varem tahtagi. Ehk et kui hea mul on olla, kui hästi mul nagu kõik muud asjad, nagu kui palju rohkem energiat võib üldse inimesel olla, et nagu kui enne mõtlesid, et mul on juba päris hea, siis oota, kui sa saad oma need triiglütseriidid ja testosterooni paika, siis räägime edasi, mis see hea tunne siis tähendab. Ja oligi nii, et USA-s tehti nagu untsu selle ettevõtte kraamiga ja siis mingiks hetkeks kadus nagu turult ära ja enam ligipääsu ei olnud, alternatiivi ma ka nagu ei näinud.
jah, ma olin vitamiinide ja mineraalide, antioksüdantide, igasuguse muu asjas olin juba nagu targem ehk et tervis nii halvaks ei läinud enam, aga kaal tuli kõik tagasi, ükstapuha, mida ma tegin. Ma ei jaganud nagu, ma ei saanud üldse aru, et mida ma peaks nagu teistmoodi tegema, sest ma lihtsalt ei tea. Ja sealt tulebki omakorda siis välja seesama, et kui tahad rohkem saada, siis sa pead rohkemaks ise saama. Ehk et selleks, et nüüd teha teadlikumaid valikuid, sa pead olema teadlikum, et sul teist varianti sul ei ole, kui sa aru ei saa, mida sa suhu topid, siis sa topid igasugust jama sisse, mis sulle tegelikult pole üldse kasulik või siis on hoopiski väga kahjulik. Ja siis läks mõni aeg mööda ja minu teele või kuidagi, selles mõttes läks hästi ikkagi lõpuks, et tegin siis uue hea katse. Leidsime või tutvustati mulle sellist ägedat asja nagu päeva ja öö tilgad ja väga äge kaalu langetamise nagu toode, mis alguse sai sellest, et USA-s tehti kõigepealt homöopaatilised siuksed, aga Euroopa turul ei tohtinud neid müüa, siis Euroopa ja mingitele muudele turgudele tehti need, mida tohib, ehk et day and night drops tehti. Need on enne sööki tilgutatakse sisse, ühte pannakse päeval, teist pannakse õhtul enne magama minekut. Ja sisuliselt kogu trikk on see, et selleks, et need tilgad saaksid oma tööd teha, tuleb vältida neid asju, mis seal kõik kirjas on. Ongi kõik. Ja minule see, kus ma õnneks sain, siis lisaks sellele tilgamajandusele sain käia, oli nagu kaalulangetajate grupp või siukene. Ja siis meid juhendas seal, tegi meil ägedaid loenguid Helen, kes on siis tervisementor, kes hakkab nüüd novembris jälle, ma moosisin, sest inimesed olid väga huvitatud, või oli pigem probleem paljudele, et nagu okei, et näed, jälle on, et tegin tookord mingi tilgakuuri ja sain kaalu hästi maha, aga nüüd on kaal tagasi. Aga minul ei ole tulnud kaal 3 aastat tagasi. Ehk et erinevus, eks ole, on. Nii, ja siis ongi see, et nüüd sain osa võtta nendest loengutest, mis uuesti hakkavad novembris pihta, keda huvitab, olge tähelepanelikud, pärast räägin. Et see, kuidas seda pauku uutmoodi teha, see ei ole see, et tere, tulge meie boksi, ostke sõbraküpsist ja pärast nagu saate kaalu tagasi, vaid et variant ongi see, et te võtate kiirelt kaalu maha, hops, 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 hops. Ja samal ajal saate teadlikuks sellest, kuidas, mida sisse suhu toppida endale ja jääb paika lihtsalt, muud varianti pole, sest et te juba siis teete vahet sellele, et mida paki pealt lugeda, mida mitte, et mis seal kirjas üldse seal paki peal on. Et see on ikka suht kosmos, mis jama müüakse poes. Aga minu jaoks siis Helen nagu, kuna ma keeldusin toitu kaalumast nagu tõeline mees kunagi, siis Helen näitas mulle oma mingit taldrikut, millest ma siis tegin sisuliselt mõõdutaldriku, mõõtsin ära, vaatasin, et mul on kodus ka siuksed ja siis mu organiseerisin selle toiduportsu niiviisi, nagu Helen seletas, et liha nii palju, muid kraami nii palju ja täiega toimis. Kaal tuli lärinal alla. Nüüd mõningate erinevustega siiamaani on see kaalu kaotus nagu hästi läinud. Mul on, ma arvan, mingi paar juhust ainult, kuidas kui inimene, väga sportlikud inimesed tahtsid nagu, et võtaks mingisugune 2-3 kilo alla või 5 on ju maksimum. Ja tegelikult tuligi ainult mingi 2 kilo alla. Et ma ei tea, mingid anomaaliaid nagu on, aga on olnud paar tükki, aga kui näiteks on olnud ka niimoodi, et mõni, kes ei ole nagu alla võtnud, seal on ka olnud nagu täiesti selge see, et ta on jätkuvalt nagu valesid asju suhu toppinud, tuues mis iganes põhjuseid, aga siis lihtsalt, kuna keemilised reaktsioonid kehas nagu siiski on mingite alustel käivad, eks ole, ja need tilgad on tehtud, disainitud kindlat asja tegema ja siis see suhu topitav valik toetab või siis tagab selle, et need tilgad saaksid sul kehas sellist asja teha, nagu sul vaja on. Kui sa vastu töötad, siis nad ei saa seda teha, siis ära ostagi. Või siis proovi mingit muud asja. Et kaal tõesti kolinal alla tuleb reeglina,
nädala, ütleme, tavaline sihuke keskmine 28 päeva kaalukaotus on niisugune 5–6 kilo. Sentimeetreid tasub nagu mõõta, sest et meil oli niiviisi, et ühel tüdrukul, kes minuga samas grupis, seal kaalulangetuse grupis oli, tal olid mingid uued säärsaapad, sääred läksid nii peenikeseks sellega, et tal oli nagu protesteeris veits selle vastu, et tal nüüd saapad olid nagu kummikud pärast suur vahe oli sees, et ta siis ei saanud neid enam kanda, sest tal varem nagu sääred olid, sääre läbimõõte oli suurem ja siis, kui ta oli juba tarbinud natukene aega seda asja teinud, siis tal olid nagu potikud ja see ei sobinud talle. Mis vahe on näiteks, ütleme, sama suure rasvakaalu ja lihase kaalu koguse mõttes. Ehk et siin on ägedalt välja toodud see, et kui palju kaalub nii palju rasva ja kui palju kaalub nii palju musklit ehk lihast. Ja seal ongi see erinevus, et miks see nii suur, kui rasvakadu hakkab nii suur olema, kuidas need sentimeetrid nii kõvasti nagu maha tulevad. Siis on tehtud meil lisaks igast kliinilistele uuringutele ja asjadele on ka tehtud võistlusi, kus inimesed võitsid nagu päris raha ja nii edasi. Mitte selle alusel, et kes nüüd kõige rohkem kaalu kaotas, vaid et kes kõige suurema muutuse oma elus nagu tegi. See hõlmas seal kõiki igasuguseid asju. Nii. Ja kes arvab, et see on mingi netipilt, seda ei maksa nagu vaadata, uskuda, see on mingi jama, siis siin on mul sõbra tagasiside või tuttava vana koolivend, kes 22 või mingi sihukese kilo võttis maha, tal eesmärk oli 20 kilo maha võtta. Esimese 4 päevaga oli juba 2 kilo läinud ja siin on ilusti näha, et mingi hetk oli tal juba 16 kilo maha tulnud ja tegelikult ta väga ei protesteerinud, ta pidi endale terve uue garderoobi ostma. Et nii on. Siis kogu selle, ütleme, tilganduse ja värgi loogika on see, et on olnud kunagi ka see, et väideti, et oi, teil on nii vähe kaloraasid, hakkate näljutama inimesi, bla, bla, bla. Aga see tulebki sellest, et inimesed ei saa aru, mida need tilgad teevad inimesega. Ehk et need tilgad, ma kohe natuke aja pärast näitan, vähendavad need suhkrunälga, ütleme, suhkruvõõrutusest tulenevat jama. Näljatunnet vähendavad, nad tasakaalustavad hormoon tasakaalu siis organismis. Seedimist reguleerivad, ainevahetust reguleerivad. Inimene magab paremini ehk et nüüd seda kaalu nii intensiivselt kaotav organism ei lähe stressi, vaid ta saab ka välja puhata tänu nendele tilkadele ehk et öösel ka kaal kukub. Ja sobib kõikidele kehatüüpidele ja täiesti looduslikud koostisosad on. Ja mis siis juhtub selle tilgandusega, ma uurisin ükskord välja. Juhtub niisugune asi, et ta mõjutab siis kogu selle kupatusega hüpotalaamust. Ajus on niisugune mingi jurakas, ma ei tea täpselt, mis see on, aga seal on mingi ajuvärk. Ja see reguleerib igasuguseid ainevahetust, süsivesikute ja rasvade kõike jama. Ja see on siis see, mille pärast nüüd, kui sa ei topi ebavajalikke asju suhu, siis need tilgad saavad mõjutada seda asja niiviisi, et sul tuleb kolinal see kaal maha. Ja nüüd see on see koht, kus tänu millele suures osas on mul nüüd kaal püsima jäänud ja mis loengud tulevad nüüd novembris, mida hakkab Helen tegema, et see on täiesti niimoodi, et isegi kui sa ei taha mingisugust kähku kaalu maha saada, siis kui sa tahad olla vitaalne vanainimene, kes ei vaja igasugust rohtusid ja asju nii palju, siis on võimalik läbi nende loengute, mida ta siis teeb Suur-Sõjamäel, aga mida on võimalik üle interneti vaadata mugavalt, ükstapuha kust ilma Tallinnas sise sõitmata, kas või Kapa-Kohilast võid vaadata läbi arvuti. Võtad märkmepaberi ja pliiatsi, kui see loeng on, sest et see info, mis sealt tuleb, on puhas kuld. Ja seletas ära, mis on happeline, mis on aluseline, rasvad, kas on head, kasulikud, veed, kõik asjad, kuidas suhkur, kui paha see on ja mis kõik asjad, gluteen, kas ta on hea või halb.
ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, nii edasi, nii edasi. Need on tohutult head loengud ja mina näen, et minu kogemus ongi see, et kui ma ei oleks nendel loengutel käinud Helenil, siis ma arvan, et mul oleks täna juba kaal tagasi nagu varasemalt, nagu kõik varasemad korrad. Nüüd ma ikkagi tean, isegi mul alateadvusse on see asi juba läinud, et ma poest valikuid või asju teen. Kui mul on nagu midagi vaja suhu pista, siis ma nagu mõni asi on niimoodi, et sihukest asja küll ei saa suhu panna, et see on ju nii halb mulle. Ja näed, töötab. Ehk et need pildid on Heleni loengust välja korjatud. Võrdlus seal, kuidas suhkru ja kokaiini sõltuvus võivad olla täpselt samaväärsed. Suhkru võõrutus võttis mul aega pool aastat. 6 kuud võõrutasin ennast nagu suhkrust teadlikult ja see on hullem kui suitsetamise mahajätmine. Aga kui see sai tehtud, siis elu muutus ja see oli tänu nendele loengutele. Ja neid tuleb mingisugune, ma ei tea, kas 7 või palju. Ja lisaks nendele loengutele siis tuleb veel ühes grupis meil tuleb palju ägedaid sihukest tervislikku eluviisi või asja nagu toetavaid loenguid, umbes nagu see, et miks tegelikult on nagu nii oluline, et sul, et see ei ole ainult see, et kuidas ma välja näen rannas või suvel või nii edasi, kas ma kellegile meeldin või nii edasi, vaid et tegelikult see kaal mõjutab nii palju, et näiteks meestekliiniku see ongi doktor Punapi sõnul ongi see, et see kehakaal mõjutab kõiki muid asju nii palju, et peale 40 eluaastat, kui sul need asjad on paigast ära, siis meestel hakkavad potentsiprobleemid ja aru ei saa, miks pärast, et mul on ju kõik justkui korras, aga lihtsalt enam ei funktsi. Et see on probleem naistele kui meestele ehk et nagu motivatsiooniks, miks kaalu maha saada on meestele ja ka naistele, et nendel nagu mehed oleks nagu töökorras. Et seal on nagu kindlasti väga soovitan kõigil süveneda, mida siis kaalu ja potentsi ja üldise tervise nagu, mis suhe seal on. See meestekliiniku lehe peal on nagu päris palju infot ja see on äge. Oi, nüüd läks midagi täitsi. Nii, ja siin ongi näide sellest, et kui ma alguses kunagi mõtlesin, et see kaal, mis ma olin, mul jumalast okei, on ju, siis nüüd see, mis siin pildi peal on nüüd mingisugune 76 kilo või siukene. Enesetunne on super hea ja ma olen väga tänulik nii Helenile, kelle tõttu mul nende loengute tõttu mul on nüüd kooriku all nii palju, et ma enam nagu seda kaalu juurde ei tekita. Kindlasti ma olen väga tänulik doktor Punabile, kes siukse panniga näkku mulle andis seal, et tegelikult on nii asjad. Ja samamoodi tänu sellele, et need tilgad on nii efektiivsed, seda on nii mugav teha, et sa ei pea endal ninast verd välja rabelema, et mingisugune 10 kilo alla saada. Sa võtad selle 10 kilo poksti 2 kuuga maha ja siis hakkad rahulikult tervisesporti tegema. Jumalast okei. Ja mis võimalused on, et kui sa oled nüüd targemaks, mul on vahepeal toas pimedaks läinud. Et mis võimalused siis on, kui tahad kaota kaal ruttu ära ja siis teeni püsima jääv muutus välja. Ehk et kui sa endale siia pähe lased selle asja, et miks pärast mul see kaal püsima on jäänud, siis sa oledki sisuliselt selle välja teeninud, kui sa harid ennast natukene. Variant on see, et tee tiirtilkasid, sa ruttu kaalust lahti ja saada tagasi. Võimalus on ka see, et anna endale võimalus neid valikuid osata teha, vaata need Heleni loengud ära, küsi, kuidas nendele ligi saab ja nii edasi. Ja ajapikku sul lihtsalt tänu sellele teadlikkusele kõik asjad lähevad paika, kõik need tervis, kaalud, värgid, asjad. Kui taha, ära tee mitte midagi, sa ei pea tegema, see ei ole kõigile, see on nendele, kes tahavad. Et samas on sul vabadus teha, vabadus mitte teha, aga ükstapuha, kas sa teed või ei tee, mõlemad on tegevused ja sa ise vastutad tulemuste. Ehk et nii nagu keegi ise soovib. Ja kui sulle meeldis see, mis sa nüüd nägid siin, kui sa tahaksid rohkem niisugust infot mingi tervisevärkide kohta, kui sa tahad teada saada sellest, et
kuidas need tilgad toimivad, kuidas see kaal kukub, mis tegema peab, kust saab, nii edasi, nii edasi, nii edasi, koos igasuguse, millal need loengud hakkavad. Et võta ühendust, võta minuga ühendust, võta selle inimesega ühendust, kes sul nagu soovitas seda videot vaadata. Ja kui sulle meeldib kogu see teema, siis meil on Eestis väga äge niisugune kamp, on ju, kes sarnaselt mõtlevad, sarnaselt tegutsevad ja see, et sa nüüd lehte teistmoodi võib-olla tarbid toitu kui mõned teised inimesed, siis kui mõni võib-olla mõnitab sind kuskil selle eest, et sa oled hakanud nüüd teistmoodi tegema kui tema, sinul on tulemused, tal ei ole, tema tunneb ennast selle tõttu halvasti, kuid hakkab sind selle eest halvustama, et kuna ta ise ei viitsi ette võtta, aga sina viitsisid. Et meil on selline keskkond, kus inimesed toetavad niisugust asja, et hindavad, mitte ei tee sind maha selle eest, et sa julgesid korjata munad kokku ja hakata nagu tegema midagi, mis sul endale head teeb. Võtsid vastutuse ja tegutsed. Et aitäh vaatamast ja kuulamast ja tšau praegust.